Teeme tutvust Eesti esimese meditsiiniagentuuriga. See kõlab väga uhkelt ja tundub põnev, millega on tegemist. Health Clinicus muudetakse inimeste elusid positiivses suunas. Me usume, et kombinatsioon parimatest meditsiinispetsialistidest ja kogenud kliendikoordinaatoritest on efektiivsem viis klientide teenindamiseks. Meditsiiniagentuuri ideeks on, et kirurg keskendub oma põhitööle ehk opereerimisele ja agentuuri kliendikoordinaatorid siis juhivad kogu seda protsessi. Tänapäeval on kõikide elutempod nii kiired ja inimesed siis hindavadki seda, kui asjad sujuvad kiiresti ja probleemideta. Meie töös tuleb tihti ette seda, kui inimene käib konsultatsioonis, tal on tehtud kõik vajalikud analüüsid ja uuringud ja ta tuleb operatsioonile juba samal nädalal, et me oleme selles osas väga paindlikud. Me oleme keskendunud plastilisele kirurgile ja maavähendusoperatsioonidele ja meie meeskonnas on 5 tippkirurgi ja üks toitumispetsialist, kes on väga kogenud ja tema siis nõustab pikaajalist meie kliente, kes on maavähendusoperatsiooni läbinud. Teostame enamusoperatsioone erahaiglas Fertilitas ja suuremad maavähendusoperatsioonid Ida-Tallinna Keskhaiglas. Doktor Simmo, teie olete üks tippkirurgidest siin. Kuidas te üldse jõudsite sellise alani? Minu tee plastikakirurgiasse te mõtlete on suht võib-olla isegi ebatraditsiooniline, sest et algselt ma õppisin üldse üldkirurgiks ja mind väga huvitas üldkirurgia, aga siis olude sunnil hakkasin ma lõikama rinnavähki. Soomes töötades sattusin Helsingi ülikooli kliinikumi rinnavähikirurgia keskusesse, kus siis me lõikasime seal rinnavähki ja seal ma tutvusin plastikakirurgidega, kes siis ütlesid mulle, et äkki sa tuled hoopis meile tööle ja ma isegi keeldusin sellest. Aga kuidagi elu kujunes nii, et lõpuks ma ikkagi sinna Helsingisse uuesti sinna plastikakirurgia keskusesse tagasi jõudsin ja seal oma karjääri alustasin. Missugused on praegu sellised protseduurid, mida tehakse näiteks iga nädal? Kõige rohkem ikkagi rinnasuurendused, mis siin salata, et neid tehakse kogu maailmas kõige rohkem. Ja igasugused muud rinnalõikused, nagu rinna tõstmisi on hästi palju, samuti rinna vähendusi. Missugused uuendusi on üldse rinnaimplantaatides? Ega neid väga tihti ei tule, et see rinnaimplantaat, ta tehakse 2 võimalust on, kas ta tehakse silikoonist või siis füsioloogilisest lahusest. Meie siin kasutame ikkagi silikooni ja see silikoon tegelikult on kõikidel implantaatidel tuleb samast tehasest. Uuendus on nüüd jälle, et implantaate püüatakse teha kergemaks, näiteks mis on nüüd piilaid implantaat. Et tema on kuni 25–30% kergem näiteks ja lihtsalt kui on naised, kes võib-olla tahaksid suuri rindu, aga nad ei taha seda raskust sinna rindadesse, siis nendel on näiteks see võimalus siis endal seda valida. Aga ma toonitan seda, et meie kliinikus on peaaegu kõik olemasolevad implantaate võimalik endale saada. Et me ei müü ainult ühte implantaati. Me anname patsiendile valida. Nii et meie kliinikus on lisaks piilaid kergekaalulistele implantaatidele ka võimalik valida endale teisi implantaate. Meil on valikus umbes 5 erinevad firmad, kes need toodavad ja patsient teeb ise just sellise valiku, mis temale sobib. Kui soovite lisainfot meie teenuste kohta, külastage kindlasti meie veebilehte. Asume Tartu maantee 13, oleme leitavad ka Facebookist. Et tänapäeval ei ole plastiline kirurgia ja maavähendusoperatsioonid üldse enam tabuteemad, kindlasti registreerigu konsultatsioonile ja saage teada, kas olete sobiv kandidaat operatsiooniks.